Keskaja Euroopa oli väga teistsugune kui tänapäev. Inimesed uskusid, et maailm on täis nähtamatuid jõude, mille mõju nad ei mõista. Haigused, äikesetormid ja ikaldused tundusid neile üleloomulikud. Kirik oli kõige tähtsam institutsioon ja selle sõna peeti tõeks. Samal ajal liikusid rahva seas vanad paganlikud uskumused, mis olid pärit veel enne Kristuse tulekut. Need kaks maailma, kiriku õpetus ja rahva pärimus, põrkusid omavahel. Just sellest põrkumisest sündisid nii inkvisitsioon kui ka Volbriöö kombed. Huvitav fakt. Keskajal arvati, et maailm on täis nähtamatuid märke, mida saab lugeda nagu sõnumeid. Näiteks usuti, et kui öösel kukk valel ajal kireb, on see halb enne. Inkvisitsioon loodi 1800 aastatel, kui kirik kartis, et valeõpetused võivad nõrgestada kristlikku ühiskonda. Inkvisiitorid olid sageli väga haritud mehed, kes oskasid lugeda, kirjutada ja tunda seadusi. Nad reisisid linnast linna, uurisid kuulujutte ja püüdsid leida inimesi, keda peeti ohtlikuks kiriku ühtsusele. Inkvisitsioon ei tegutsenud kogu Euroopas ühtemoodi. Mõnes riigis oli see väga range, teistes peaaegu nähtamatu. Inkvisiitorid pidasid üksikasjalikke protokolle, mis on tänapäeval ajaloolastele väärtuslikud allikad. Inkvisiitorid kasutasid standardset küsimustikku, kus oli üle 40 küsimuse. Näiteks, kes on sinu sõbrad? Ja kas keegi on sulle õpetanud salajasi palveid? Kõige kuulsam oli Hispaania inkvisitsioon. Selle lõid Hispaania valitsejad Ferdinand ja Isabella 1478. aastal. See ei allunud paavstile, vaid Hispaania riigile. Seal jälgiti eriti juudi ja islami päritolu inimesi, kes olid ristiusu vastu võtnud. Paljud süüdistused olid ebaõiglased ja põhinesid hirmul. Inkvisitsioon tegeles ka nõiduse süüdistustega. Paljud inimesed uskusid, et haigused ja õmmetused on seotud nõidusega. Mõnikord süüdistati täiesti süütuid inimesi. Tänapäeval teame, et need olid eelarvamused ja teadmatus. Nõidade kartmine ei tekkinud üleöö. See kasvas välja rahva pärimusest, kus usuti, et mõned inimesed oskavad mõjutada ilma, loomi või inimeste tervist. Kui lehmad äkki piima ei andnud või põld jäi tühjaks, otsiti süüdlast. Sageli sattusid kahtluse alla üksikud, teistmoodi käituvad või ühiskonnast eraldatuv inimesed. Keskajal oli nõid pigem rahvapärimuse tegelane, mitte kurjategija. Alles hiljem, 15. kuni 17. sajandil, muutus nõiapaanika tõeliselt ohtlikuks. Huvitav fakt. Euroopas oli piirkondi, kus nõidu tuvastati näiteks sellega, kas inimene oskas liiga hästi ravimtaimi tunda. Inkvisitsiooni uurimised olid väga põhjalikud. Inimene võis sattuda uurimise alla isegi siis, kui naaber oli teda kadeduses süüdistanud. Inkvisiitorid kogusid tunnistusi, küsitlesid inimesi ja kontrollisid nende vastuseid. Paljud ei teadnud, mida nad olid valesti teinud. Inkvisitsiooni eesmärk ei olnud alati karistamine. Sageli anti inimestele võimalus oma vead parandada. Kuid mõnes piirkonnas, eriti Lõuna-Euroopas, muutusid uurimised karmiks ja ebaõiglaseks. On teada, et inkvisiitorid kandsid musti või tumepruune rüüsid, et näidata oma rangust ja eristuda tavapreestritest. Eestis inkvisitsiooni kui ametlikku asutust ei olnud. Siin ei tegutsenud inkvisiitorid nagu Lääne-Euroopas. Kuid see ei tähenda, et ketserlust või nõidust ei kardetud. Eesti alad olid 13. sajandil vallutatud ristisõdijate poolt. Kohalikud inimesed pidid võtma omaks ristiusu, kuid paljud vanad uskumused jäid alles. Mõnikord pidasid preestrid neid uskumusi ohtlikuks. Ravitsejad ja targad naised pidid olema ettevaatlikud, et neid ei süüdistataks nõiduses. Nõiaprotsessid Eestis toimusid peamiselt 16. kuni 17. sajandil,
mitte keskajal. Need olid seotud pigem Rootsi ja Poola-Leedu riigi seadustega, mitte inkvisitsiooniga. Inkvisitsioon kestis mitusada aastat. Aja jooksul muutus ühiskond ja inimesed hakkasid väärtustama mõttevabadust. Inkvisitsioon kaotati 18.–19. sajandil. Tänapäeval on see meeldetuletus, et inimõigused ja usuvabadus on väga tähtsad. Volbriöö on kevadpüha, mida tähistatakse 30. aprilli õhtul. Selle juured ulatuvad väga kaugele. Juba enne kristlust peeti sel ajal looduse tärkamise pühi. Inimesed uskusid, et just sel ööl on piir nähtava ja nähtamatu maailma vahel õhem. Seetõttu süüdati lõkkeid, et kaitsta end halbade jõudude eest. Volbriöö ei olnud kurjuse püha, vaid kevade ja valguse võidu tähistamine. Paljud kombed olid seotud karjaõnne ja hea saagi soovimisega. Muideks, Volbriöö nimi tuleb tegelikult pühak Valpurgast, kes oli 20. sajandi nunn ja keda peeti kaitsjaks kurjade vaimude vastu. Euroopas on Volbriöö eriti tuntud Saksamaal, kus inimesed uskusid, et nõiad kogunevad Harzi mägedes Brockenile. Seal toimusid suured rahvapeod, kus lauldi, tantsiti ja süüdati lõkkeid. Rootsis ja Soomes tähistatakse Volbriööd samuti suurejooneliselt. Seal on see kevade ametlik algus. Paljud kombed nagu maskid, kostüümid ja rongkäigud on pärit keskajast, kuid on aja jooksul muutunud lõbusaks rahvatraditsiooniks. Huvitav fakt. Saksamaal usuti, et kui inimene viskab Volbriööl lõkkesse vana luua, toob see uueks aastaks õnne. Eestis on Volbriöö saanud eriti populaarseks tudengite seas. Tartu ja Tallinna tänavad täituvad kostümeeritud inimestega, kes tähistavad kevade saabumist. Vanemates rahvapärimustes oli Volbriöö seotud karjaõnne ja kodukaitsega. Usuti, et sel ööl tuleb hoida loomad ja kodu halbade jõudude eest. Mõnes piirkonnas viidi karja esimest korda karjamaale just Volbriööl. Tänapäeval on Volbriöö pigem rõõmus kevadpidu, kus segunevad vana rahvapärimus ja kaasaegne tudengikultuur. 19. sajandil usuti Eestis, et Volbriööl ei tohi jätta lahtiseid uksi ega aknaid. Muidu võib kevadine tuul tuua halba õnne. Inkvisitsioon ja Volbriöö on kaks väga erinevat nähtust, kuid mõlemad näitavad, kui tugev oli keskajal inimeste usk nähtamatutesse jõududesse. Inkvisitsioon oli kiriku range kontrolli vorm, mis püüdis hoida ühiskonda ühtsena. Volbriöö aga oli rahvapärimuslik kevadpüha, mis tõi inimestele rõõmu ja lootust. Nende kahe teema kaudu saame paremini mõista Euroopa ja Eesti kultuuri ning seda, kuidas uskumused ja kombed on ajas muutunud.